Kui tahaks peale kauni tuleiluga ruume kütta, kas siis tuleb tapeedist ja muudest mittetulekindlatest viimistlusmaterjalidest loobuda? Kuidas soojust salvestava ilukamina ehitamine käib? Meie Raikivis juba pakume siin mitmendat aastat siis nimetatud 3. põlvkonna kaminahjusid ja seal on siis nii, et me ühendame kamina ja ahju head omadused. Et saab siis salvestava küttekeha, mis on kuni 24 tundi soe nagu ahi, aga samas on tal siis kamina viimistlus. Aga näiteks krohvid ja looduskivid? Kasutatakse siis kuumuskindlaid krohve viimistluseks, kindlasti väga hästi sobivad igasugused keraamilised elemendid. Ka looduskive saab kasutada, muidugi mitte kõike, et ahju pinnatemperatuur tõuseb kuni 85 kraadini. Tähtis on see, et siis sellele temperatuurile materjal kestaks. Kuidas see konkreetne ahi toimib? Kuidas toimub kütmine ja kuidas salvestamine? Valitakse välja siis vastavalt ruumi suurusele sobiva võimsusega kütteseade ja vastavalt ka selle ruumi seadme suurusele kujuneb siis välja meil selle lõõristiku pikkus ja tehakse soojusarvutused, et täitsa vabalt saab kütta isegi kuni 70-80 ruutmeetriseid pindasid siis sellise ahjuga. Kütteseade on siin sees siis südamik ja mida võimsam on kütteseade, seda pikemaid me saame ehitada lõõre, seda suuremaks läheb ahi ja seda rohkem on siis see ahi võimeline ka elamist kütma. Kuidas skeem siin täpselt töötab? Põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et nende lõõride asetsemiseks ahju sees on erinevaid võimalusi, et tõesti need lõõrid võivad asetseda kas siis kütteseadme suhtes, kas siis vasakul või paremal. Nad võivad olla ka nii, et nad lähevad kütteseadmest ühelt poolt alla ja teiselt poolt üles. Võib ka olla nii, et näiteks see kamina pool asub ühes ruumis, aga tegelikult siis ahju lõõristik on hoopis teises ruumis, et siin on hästi laiad võimalused, et kuidas seda kasutada. Kaminakojas pakutav 3. põlvkonna ahjusüsteem võimaldab siis ka oma olemasolevat vana kaminat ümber ehitada ahjuks, et renoveerida. Ja samas nüüd, kui me võrdleme siis ahjuga, on siin nii-öelda pakett 3-1 soojust, et me saame kaminast soojust läbi klaasi, me saame kaminast soojust konvektsiooni teel ja tänu nendele salvestavate lõõridele saame me siis soojust nii nagu tavalisel ahjul, ehk siis meil nendelt keraamilistelt pindadelt soojus eraldub tuppa täpselt samadel lainepikkustel nagu päikeselt, ehk siis ta tekitab eriti mugava tunde inimesest. Et sisuliselt on need ajad möödas, kus võib öelda, et ahi on hoopis midagi täiesti erinevat kui kamin, et siin on sisuliselt üks ja sama süsteem. Me reeglina siis teeme vajalikud soojusarvutused, arvestades ka seda, et järgmine aasta siin elektrihinnad kallinevad tõenäoliselt ja kindlasti tasub oma küttesüsteem ümber vaadata ja ta on võimalik teha väga-väga tõhusaks. Kui maja on väga suur, ei pruugi tõesti, et tervet maja ära kütta, aga ta on oluliseks abiks nii-öelda juurde kütmisel. Kusjuures õnnestub ka reeglina oma kütteperioodi lühendada, ehk siis sügisel hakatakse näiteks keskkütet hiljem kütma ja kevadel lülitatakse jälle varem välja. Siin on teatud eelised selle süsteemi puhul olemas.